tere, ma olen Richard ja täna mängime sepapoisid. Alustame parema käega. Me oleme leidnud eelnevatel kordadel too. Too asub enne kahte musta. Ehk siis too asub siin. Registriks soovitan ma võtta seda, kus on 2 valget täppi keskel. See on kõige tavalisem register. Kõigepealt ma näitan ette, kuidas mängida. Siis me vaatame rahulikult vaikselt paremat kätt ja siis me vaatame vasakut kätt. Ma näitan ette nüüd. Nii. Parem käsi on tsipa raskem kui rongisõidul, aga ikkagi väga kerge. Alustame toost siis ja esimene käik on lihtsalt lähme üles ja tuleme toosse tagasi. Ehk siis selline käik, ei ole raske. Kui te mängite, siis mängige aeglasemalt. Ehk siis edasi läheb ka võrdlemisi lihtsalt. Kui me läksime üles ja läksime C, D, E, C, siis nüüd me lähme sellest kolmandast, sellest eest lähme edasi. Ja siis me ei lähe tagasi. Sama käib põhimõtteliselt. Jääme ükshaaval üles, aga siis me jääme sinna G-sse, ehk siis 5. kauemaks. Ehk siis, kui esimene käik oli, siis teine käik on. Nii, ja siis läheb natukene veel raskemaks, siis on vaja, kui muidu saame mängida nii, et kõik näpud lähevad järjest alates toost ja pöidlast, C-st ja pöidlast, siis me peame natuke muutma, kuna meil tuleb kõrgemad noodid. Ehk siis, mida mina soovitan teha, on panna siis 4. näpp G peale, siin nagu muidu enne läks 5. näpp, väike näpp, siis panna 4. näpp sinna ja siis ei pea iseenesest enam muutma, siis tuleb järgmine käik. Ma näitan seda nüüd. See ei ole midagi rasket, see lihtsalt, kui me enne lõpetasime G-s, siis me mängime uuesti G-d ja paneme näpud natuke teisiti. Ja siis lähme üles, tuleme alla tagasi ja siis jätame D, ehk siis re, ehk siis teise vahena. Ehk siis lähme üles. Hästi korraks sellest G-st. Siis lähme tagasi ja lähme alla, kuni jõuame nii kaua, kuni näppe jagub ilma pöidlata. Ja siis vahetame pöidla ära. Siis ükskord veel sama asi. Siis tuleb jälle natukene raskem koht. Nüüd me tahame minna G-sse. Ehk siis mis on see sama. Kui me jõudsime niisama, kui me paneme näpud siin, aga me tahame jõuda alla G-sse. Ehk siis nii-öelda alla 5-sse. Seda ma soovitan teise näpuga võtta. Siis saab tagasi minna kohe, sest viimane käik on lihtsalt C, G, C. Aga kuna see on all, siis see teeb natuke raskeks selle mängimisega, kuna meil muidu terve ülejäänu mängu vältel on pöial C peal, siis on kergem lihtsalt jätada C peale ja proovida teise näpuga vajutada, aga kui näpud ei ulatu, siis tuleb midagi muud välja mõelda. Ja kuidas me teame, et me jõudsime alla G-sse, on see, et kui meil on pöial C peal, kui me teame, kus on C, siis me näeme, et 2 tükki jääb vahele ja siis tuleb juba G. Ehk siis see on C ja G. Ma mängin nüüd vaikselt ühe korra veel ette, siis te saate vaadata ja ise ka proovida. Aga ainult parema käega praegu.
asi, mida mul läks meelest rääkida veel, on see, et rütm on oluline. Ja kui meil enne ei olnud tiritirisid, siis nüüd on meil tiritirid ka. Nii, mis on tiritirid? Kui on ta, mis on nii-öelda üks noodi vältus, ehk siis on ka titi, mida me rongisõidus õppisime. See on poole kiiremini, selle sama aja jooksul 2 nooti mängida. Üks kui ta on, siis titi on. Ja tiritiri on siis veel 4 nooti ta selle ühe ta jooksul mängida. Ehk siis ta, titi ja tiritiri. Ja tiritiri siin on siis, kui me tuleme ülevalt alla, on siis ehk siis see on tiritiri titi. Nii et esimese osa rütmika on siis teise osa rütmika on ja siis tuleb tiritiri. Nii. Nüüd vaatame, mida bassid endast kujutavad. Bassid on seekord lihtsamad. Ehk siis, kui me mäletame, et pauguga bass on C ja tema kõrval on mažoor. Kui me leiame need, siis nendest ülevalpool asub G ja G on mažoor. Ehk siis C ja G. Ja rohkem bassi ei lähe vajagi ja G läheb ka korraks vaja ainult. Ehk siis bassid, ma näitan aeglaselt ette nüüd. Ja see tuleb teine osa. Nüüd pool laulu on läbi, nüüd läheb ülesse G-sse. Siis hüppab tagasi C-sse, ma näitan kohe. Kaks korda, kuna kõik siin kordub kogu aeg. Ja siis lõpuks tuleb, kui enne oli G-st C-sse, nüüd on C, G, C. C, G, C, bass. C, G, C, mažoor. Nii, mis nüüd toimus? Enamik ajast on C ja mažoor. Ehk siis see G osa, mis on siis G ja C, ehk siis nüüd tuleb jälle G bass mängu, aga nüüd on hoopis C, G, C ja ei ole mažoori, vaid on ainult bassi, ehk siis G ja C vahel peab natukene õppima liikuma ja harjutama, kuni sa tunned ennast mugavalt. Aga muidu on lihtne. Ehk siis ma mängin veel ühe korra aeglaselt bassi. Ma näitan, kuidas aeglaselt mängida mõlemad käed koos. See on, kuidas mängida rongisõitu nüüd. Mängime veel viimast korda
aeglases tempos ja proovige nüüd kaasa mängida, nii kuidas oskate. Ja see on kõik.